Tere jälle, armsad raadiokuulajad. Ongi käes laupäev ning Nõmme raadio eetris on järjekordne saade juttudest, mis saanud alguse elust enesest. Mina olen Harri Raudvere ja nendele raadiokuulajatele, kes ei ole eelnevad saateid juhtunud kuulama, ütlen selgituseks, et kõik siin räägitavad jutud on saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ja Reformierakonna lubadusest Eesti rahvale, mis seisneb selles, et lähitulevikus kuuluvad eestlased 5 jõukama rahva hulka. Kas see ka õnnestuda võiks, seda siin me koos teiega püüamegi selgitada ja kõikidele nendele küsimustele ka vastust leida. Hetkel on vaatluse all Eesti tervishoiukorraldus ja just nimelt sellepärast, et jõukuse ja rikkuse loomise eelduseks on terved ning elurõõmsad inimesed. Ja alles siis võime rääkida majandussuhetest ja kõigist muust. Ilma inimeseta pole rikkust olemaski. Ja väidetavalt ongi tervis meie kõige kallim vara, mille kadumine on vaieldamatult üheks suuremaks kaotuseks, mis inimest võib tabada. Kuigi sellest saadakse aru alles siis, kui juba endal luud ja liikmed logisema hakkavad või mingit muud laadi õnnetus juhtub. Igatahes rikkuse loomise aluseks on rahva taastootmisvõime ning ja nagu juba öeldud sai, inimesed, kellega seda rikkust looma hakata. Nagu ma ühes varasemas saates märkisin, ärkavad inimesed alles siis, kui on kokku puutunud isiklikult tervishoius valitseva kaosega. Sellised lihtsamad ja lambamentaliteeti kandvad isikud lepivad vaikides olukorraga, nagu nad lepivad kõigega, mis nendega sünnib või mis nendega tehakse. Kuid käredamad meie hulgast hakkavad ajakirjandusse paiskama hulgaliselt jutustavaid kirjeldusi, millised katsumused neid tabasid, kuid pidid kellegi lähedase või siis enda eest seisma meditsiinikorralduse õudustel labürindis. Et mu jutt ei tunduks üldsõnaline ning mitte midagi ütlev, siis tutvuge näiteks viimasel ajal ajakirjanduses ilmunud Robert Lepiksoni kirjutistega. Ta teab, mida ta kirjutab, aga mina tahaks tema käest küll küsida. Kus sa mees siis olid, kui tervishoidu reformiti? Miks sa siis ei toetanud neid, kelle visioon oli inimsõbralik ning enamusega arvestatav? Vot siis olid sa põõsas ja müüsid metallitükikeste haaval Eestimaad välismaalastele maha. No aga jumal temaga. Lähen oma teemaga edasi ning täna vaatan lähemalt ning püüan ka teile selgitada, mis asi see riigihaigla üleüldse oli ja miks sellest kõikide vahenditega loobuda sooviti. Riigihaigla ja eraõigusliku haigla olemust ei ole seni keegi adekvaatselt ehk tõeselt üldsegi kajastanud. Sest paljude tervishoiuspetsialistide meelest ei erinegi nad oluliselt teineteisest, olles mõlemad raviteenuseid pakkuvaks asutuseks. Selles osas on küll neil tõsi ja õigus, kuid päris täpselt see ikkagi nii ei ole. Ja need samad esmalt märkamatud erinevused võivad kujundada koos vale hinnapoliitika ning töö intensiivsuse vale planeeringuga situatsiooni, mille lahendusi nähakse ainult täiendavate ressursside kaasamise süsteemi tasakaalustamiseks, saamata aru problemaatikat tekitanud tõelistest põhjustest. Kui me nüüd räägime riigihaiglast ja kui me alustame riigihaigla mõistest, siis peame lähtuma sellest, et riik peaks täitma oma funktsioone riigiasutuste kaudu, mis Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 38 kohaselt jagunevad valitsusasutusteks ja valitsuse poolt hallatavateks asutusteks. Viimaste hulka kuulusid ka riigihaiglad, kuivõrd nende põhiõiguseks või eesmärgiks ei olnud täidesaatva riigivõimu teostamine. Riigihaiglad olidki Sotsiaalministeeriumi poolt hallatavad tervishoiuasutused, millel puudus iseseisev õiguspädevus. Riigihaiglate haldamist hakkas korraldama ja reguleerima Reformierakonna sotsiaalminister Toomas Vilosius. Ja see oli vist juba 1994. aastal.
Tema initsiatiivil võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu määruse riigihaiglate haldamisest. Selle määrusega tehti Sotsiaalministeeriumile korralduseks kinnitada riigihaiglate haldusnõukogu poolt hallatavate haiglate nimekiri, riigihaiglate põhimäärus ning riigihaiglate haldusnõukogu põhimäärus. Samuti kohustati riigihaiglate haldusnõukogu sõlmima konkursi korras valitavate riigihaiglate direktorite, ülemarstide ja ülemõdedega töölepingud määratud ajaks. Näiteks haigla direktoritel oli see aeg 5 aastat. Selle määruse alusel oli riigihaiglate haldusnõukogu esimehel olla riigihaiglate juhtidele tööandja esindajaks. Riigihaiglate nimekiri kinnitati sotsiaalministri määrusega number 66 21. detsembrist 1994. aastast. Ja riigihaiglate nimekirja kuulusid järgmised haiglad: Mustamäe haigla, Tallinna psühhiaatriahaigla, Jämejala psühhiaatriahaigla, Tallinna nahahaiguste haigla, Kivimäe haigla, kus raviti tuberkuloosi ja muid kopsuhaigusi, Kutsehaiguste haigla, Eesti Verekeskus, Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskus ja Eesti Onkoloogiakeskus. Riigihaigla põhimäärus koostati Sotsiaalministeeriumi juriidilises osakonnas ning kinnitati ka sotsiaalministri määrusega number 66. 21. detsembril 1994. aastal. Riigihaigla pidi oma olemuselt olema riikliku ravikvaliteedi tipp. Ja nii nagu sellest nimekirjast ka näha oli, olid riigihaiglate nimekirja kantud kõik haiglad, et tagada kõikides valdkondades kvaliteetse arstiabi osutamine. Ja riigihaiglate põhimääruses defineeriti, et riigihaigla on avalik-õiguslik juriidiline isik, kellel on arveldusarved pankades ja riigivapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ning samuti ka sümboolika. Riigihaiglate finantseerimise alused olid kehtestatud tervishoiukorralduse seadusega. Selle seaduse paragrahv 28 alusel finantseeriti riigi tervishoiuasutuste kommunaal-, ehitus- ja remondikulud riigieelarvest. Kulud, mis olid seotud kohustusliku ravikindlustusega, kaeti vastavalt tervishoiukorralduse seaduse paragrahv 26 ja ravikindlustusseadusele riikliku ravikindlustuse eelarvest. Ja neid summasid ei tohtinud muuks otstarbeks kasutada. Riigi tervishoiuasutuste haldamine oli vastavalt tervishoiukorralduse seaduse alusel Sotsiaalministeeriumi ülesanne. Ja seesama tervishoiukorralduse seadus kohustas Sotsiaalministeeriumi analüüsima tervishoiuasutuste majanduslikku tegevust ja muid ülesandeid, mida siis seesama tervishoiuasutus pidi täitma. Sotsiaalministeeriumi põhimääruse alusel oli Sotsiaalministeeriumi kohustuseks läbi vaadata hallatavate asutuste riigieelarveliste vahendite taotlused ja valmistada ette koondettepanek riigieelarve eelnõu koostamisel. Sellest järelduvalt oli riigi kui riigihaiglate omaniku kohustus tagada riigihaiglate ülalpidamiskulud riigieelarve vahendite baasil. Kui me nüüd vaatame kõrvalt, milline oli eraõiguslik haigla või milline on eraõigusliku haigla olemus võrreldes riigihaiglaga, siis erahaigla on eraõiguslik juriidiline isik ja on loodud kellegi erahuvides, mille põhieesmärgiks, nii nagu ütleb seadus, on kasumi teenimine. Ja avalik-õiguslik juriidiline isik on juriidiline isik, mis on loodud seadusega avalikes huvides. Täna on näiteks sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla eraõiguslik juriidiline isik, mis teenib klassikalises tähenduses oma kasumi läbi tervishoiuteenuste osutamise ehk tervishoiuteenuste müügist laekuvatest vahenditest, visiiditasudest ja kindlustusega hõlmatud isikute ravi eest laekuvatest vahenditest. Kuigi sihtasutuse põhikirja järgi kasutatakse sihtasutuse vara ainult püstitatud eesmärgi saavutamiseks,
milleks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu osutatud kõrgekvaliteedilist arstiabi ja kiirabi, olla tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks ning tegeleda tervishoiualase õppe- ja teadustööga, ei saa ühiskond enam kontrollida sotsiaalselt ravikindlustuseelarvesse makstavate vahendite sihipärast kasutamist. Eraõiguslikkuse staatust ja sellega kaasnevat võimalust oma tegevusest mitte aru anda tunnistasid ka haiglad ise ja ka haiglate juhid, kui neile esitati konkreetseid küsimusi lepingutest tulenevate kohustuste täitmise osas. Nii vastas näiteks Tallinna Keskhaigla oma tolleajasele lepingupartnerile Arvo Silla Kommunikatsioonidele, et Ida-Tallinna Keskhaigla on eraõiguslik juriidiline isik ja on kohustatud teavet andma ainult avalike teenuste osutamise osas. Sellest järeldub, et eeldus on kontrollitud ja väide on leidnud kinnitust, et haiglad ei pea aru andma ja puudub ühiskonna kontroll kõikide vahendite sihipärase kasutamise osas. Eraõiguslik juriidiline isik võib tegelikult tegeleda kõikide tegevusaladega, millega tegutsemine ei ole seaduses keelatud. Kuigi 2001. aastal võeti vastu tervishoiu korraldamise seadus, kus sätestatakse ka eriklausel haigla kohta. Ja seal öeldakse, et haigla on ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks moodustatud majandusüksus. Ja haiglat pidaval aktsiaseltsil või sihtasutusel ei või olla teist tegevusala peale eriarstiabi, kiirabi ja sotsiaalteenuste osutamise ning tervishoiualase õppe ja teadustöö. Omal ajal valitsev ja ka täna valitsev poliitiline eliit, kelle hulka kuulus tollel ajal ka Robert Lepikson, kes täna ägedasti protesteerib, tegi kõik selleks, et riigihaiglad satuksid majandusraskustesse. Ning läbi selle oli plaan luua eeldused riigihaigla omandivormi muutmiseks. Parema majandusmudeli leidmiseks korraldati Sotsiaalministeeriumi poolt hulgaliselt nõupidamisi ning seminare. Oma konkreetsete ettepanekutega esinesid erinevate haiglate juhid, kes tundsid muret haiglate saatuse pärast. Arutelu haiglate staatuse osas kulmineerus Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatava tervishoiureformi konverentsiga 7. ja 8. novembril 1997. aastal, mis viidi läbi Tallinnas Sakala keskuses ja kandis pealkirja Eesti tervishoiustrateegia, mis muutub, miks ja kuidas. Konverentsil vastu võetud deklaratsioon haiglate staatuse osas oli vastuoluline ning ebamäärane. Nähti ette, et haiglate reorganiseerimise eesmärk on suunata haiglate tegevus mitte kasumi teenimisele, vaid inimeste põhiseadusega tagatud teenuste osutamisele. Taheti lahutada haiglateenused avaliku võimu teostamisest, seega parteipoliitikast. Ja ühtlasi tähendab see seda, et toimima saavad hakata turumajanduslikud juhtimismudelid ning pidi paranema haiglasektori efektiivsus. Järeldati, et kui muuta haiglad valdavalt äriühinguteks, siis on see täiendava surve tekitamine tervishoiukulutuste suurendamiseks ja sisuliselt tähendaks see Ameerika tervishoiumudeli käivitamist, mis on teadagi kalleim tervishoiukorralduse mudel maailmas. Väideti, et kohaliku omavalitsuse võimuorganis ei ole üldjuhul mingit kompetentsi haigla juhtimise vallas ja ei ole ka mingit põhjendust praeguses Eesti oludes, miks haiglad peaksid olema munitsipaalasutuse või riigiasutuse staatuses. Sihtasutuse staatus võimaldaks käivitada ka haiglate süsteemis turumajanduslikud juhtimismehhanismid ja vabastada arstid juhi kohustest, võimaldades neil keskenduda kliiniliste ülesannete täitmisele. Eesmärgi saavutamiseks tuli alustada riigihaiglate üleviimist eraõiguslike sihtasutuste juhtimise alla ja erilist tähelepanu tuli koondada põhikirjade koostamisele, et vähendada miinimumini pankrotistumise riski.
Just nimelt, te kuulsite täiesti õigesti, nii oli mustvalgel kirjas. Juba siis jäi mulje, et mõistusega ei ole nendel ise hakanud tervishoiukorraldajatel kõik korras. Kuid kes püüdis vastu hakata, seda tabasid peatselt Sotsiaalministeeriumi poolsed repressioonid, mis andsid tunnistust sihipärasest ja teadlikust tegevusest, lõhkuda olemasolev süsteem ja kanaliseerida meditsiiniteenuste osutamisest saadav kasum kindla grupi kontrolli alla. Riigihaiglad olid asutused, mida otsustati likvideerida ja mille kaudu viis riik ellu oma tervishoiupoliitikat. Ka tänasel päeval eksisteerivad avalik-õiguslikule juriidilise isikule kuuluvad asutused, mille kaudu viiakse ellu tsiviilkohustusi. Eks tervishoiuteenuste osutamine võiks olla ka meie ühiskonnas tsiviilkohustus. Nimetatud asutused funktsioneerivad eelarveliste asutustena ning nende eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, vaid ühiskonnale vajalike teenuste osutamine. See ei tähenda seda, et nad ei või võtta eraldi võetuna teenustasusid. Võtavad küll ja eks nende teenustasudest laekuvad summad ole ka täiendavad vahendid nende eelarve täitmiseks. Ja miks ei võiks näiteks tervishoiuasutused funktsioneerida täna samadel alustel? Sest mujal arenenud riikides nii ju toimitakse. Sotsiaalministeeriumi ametnik, tollane ametnik Arvi Vask hoiatas ameerikaliku süsteemi kasutuselevõtu eest, aga tegi ise kõik selleks, et meie süsteem sinna ka jõuaks. On teada, et tal olid isiklikud ambitsioonid asuda psühhoneuroloogia haigla ebaseaduslikult vallandatud direktori asemel. Aga võimuvõitlus Sotsiaalministeeriumis tõmbas nendele plaanidele kriipsu peal. Ühesõnaga, kes teisele auku kaevab, see ise sinna lõpuks ka sisse kukub. Kuigi eduka tegevuse eest Sotsiaalministeeriumis leiti talle ka teised väärilised töökohad, et jätkata süsteemi ülevõtmist. Kokkuvõtteks võib öelda, et riigihaigla ja riigile kuuluva eraõigusliku haigla majandamisprintsiibid võivad olla sarnase iseloomuga, kuid erineda oluliselt osutatavate teenuste omahinnas. Küsimuse aktuaalsuse tingib asjaolu, et riigihaigla ei ole orienteeritud mittetulundusliku majandusvormina kasumi teenimisel. Kuigi eraõigusliku haigla tulubaas võib koosneda samadest komponentidest kui riigihaigla tulubaas, ilmnevad erinevused kulutuste osas. Ühiskonna kontrolli alt väljunud sotsiaalsusprintsiibi alusel kogutud vahendite sihipärase kasutamise asemel on võimalik hakata tasuma eraõiguslikele juriidilistele isikutele teenuste eest sisuliselt kontrollimatute hindade alusel, mille abil või mille tulemusena väheneb arstiabi kättesaadavus. Riigihaiglate kui raviasutuste mudeli kiire lõhkumine pegeldab kitsaste huvigruppide soovi tekitada tervishoiukorraldusest kasumit teeniv tööstusharu ning haiglavõrku hallates saab kontrolli ravikindlustuse eelarve üle. Nii nagu ma ühes varasemas saates ka ütlesin, viisin oma magistritöö koostamisel läbi põhjaliku uurimuse, just nimelt tervishoiukorralduse vallas, mida ma ka hea meelega teiega jagaksin, sest nii saab üheselt mõistetavaks, kuidas me nii kaugel oleme jõudnud, kus me täna siis oleme. Dokumentide analüüsimiseks kasutasin erinevaid allikaid alates 1995. aastast. Ja peamised kasutatavad dokumendid olid Sotsiaalministeeriumi arhiivis talletatud kirjavahetus, sotsiaalministri määrused, korraldused, kasutasin ka sellest ajast ilmunud ajaleheartikleid, kirjutusi, seminaride materjale ning intervjuusid. Dokumentide analüüs avas riigihaiglate majandamise printsiibid ning vastuolud erinevate poliitiliste ideoloogiate ning huvigruppide taotluste vahel. Samuti kajastasid nad raviteenuste hinnakujundamise probleemistikku ning peegeldasid arstkonna seisukohti prioriteetide kehtestamise vajalikkusest. Dokumentide analüüsist selgus, et 1997. aastal, alates 1997. aastast vähendati Sotsiaalministeeriumi poolt riigihaiglate majandamiseks ette nähtud kulutusi. Riigihaiglate juhtide ühises pöördumises tollas õiguskantsleri Eerik-Juhan Truuvälja poole paluti selgitust, kuidas tekkinud olukorras vältida haiglate maksujõuetuks muutumist.
Õiguskantsleri vastus sätestas täpselt, et Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on hallatavate asutuste majandamiskulude katmine ning Sotsiaalministeeriumil puudub õigus selleks otstarbeks eraldatud summasid teistel eesmärkidel kasutada. Aga kui vaadata, kuidas elu tegelikult läks, siis Sotsiaalministeerium kasutas neid summasid väga suvaliselt ja kaugeltki mitte riigihaiglate majanduskulude katmiseks. Samuti pöördusid riigihaiglate juhid Sotsiaalministeeriumi poole, et saada teada, milline on Sotsiaalministeeriumi kui riigihaiglate omaniku seisukoht. Sotsiaalministeeriumi tollase kantsleri Jaan Rüütmani vastusest, mille ta kirjutas 1997. aasta maikuus, selgub, et Sotsiaalministeeriumi ülesanne on tagada arstiabi kättesaadavus kõigile Eesti territooriumil viibivatele inimestele. Seetõttu on riigieelarves toetatud mitte ainult riigi omanduses olevad haiglad, vaid kõik haiglad. Riigihaiglale tehti otseseks ülesandeks majandada arvestades reaalseid ja kõiki olemasolevaid ressursse. Ei ole ju midagi parata. Rüütmani vastus tegi talle au ning pani aluse riigi kui omaniku kohustuste otsesele eiramisele. Vaevalt, et see printsiip oli Rüütmani enda leiutatud. Oli ta ju Sotsiaalministeeriumi kantsleriks saanud Toomas Vilosiuse mahitusel ja siis vankumatult ellu viinud Reformierakonna ideoloogiat. Ja viis ka siis, kui ministritoolile asus Tiiu Aro, kes ministrina oli hukatuseks kogu Eesti rahvale või vähemalt enamusele, aga kindlasti nendele, kes täna ravijärjekordades kannatamatult ootavad. Konkreetselt saan anda hinnangu Kivimäe haigla majandustegevusele, kuna Kivimäe haigla oli ainuke riigihaigla, kus ma ise töötasin välja konkreetse haigla arengukava ja esitasin selle riigihaiglate haldusnõukogule kinnitamiseks, millega haldusnõukogu heaks kiitis. Eksperthinnangu Kivimäe haigla funktsionaalse programmi kohta andsid Sotsiaalministeeriumi meditsiinitehnoloogia büroo ja üldosakonna spetsialistid. Nende seisukohtade alusel oli projekti materjal esitatud piisavas mahus ning võis olla aluseks edasise etapiviisilise rekonstrueerimise kavade realiseerimisel. Kui sellise programmi oleks koostanud kõik haiglad ja seda oleks koordineerinud Sotsiaalministeerium, siis ei oleks vaja olnud maksta maksumaksja raha arvelt rootslastele hiigelsummasid. Need rahad oleks võid suunata otse haiglate renoveerimisele ja olukord täna oleks vaieldamatult parem. Lisaks arengukavale esitasin ka riigihaiglate haldusnõukogule detailse aruande Kivimäe haigla ülevõtmisel avastatud puudustest ning nende likvideerimisest. Sellest aruandest selgub, et haigla vastuvõtmisel sai kontrollitud personali nimekirja, töö- ja tabelite vastavust reaalselt tööd viibivate töötajatega. Kontrollimise käigus avastasin, et haigla 360 töötajast olid 52 töötajat fiktiivset. See tähendab, et nende andmed olid kantud töötabelitesse ning nende tööraamatud töötasid haiglas, aga palga said hoopis teised isikud. Samuti on märkimisväärne, et haigla ülevõtmisel kontrollisin lõpetamata lepingute vastavust tegelikult tehtud ja töödele ja ka nendele töödele, mis veel pidid nagu tehtud saama. Vahelepingutes ja tehtud töödes oli kalkulatsioonid järgi 2,4 miljonit krooni. Mõelge, 2,4 miljonit krooni aastal 1996. Selle kohta esitasin ka kõik materjalid Sotsiaalministeeriumi kantslerile, kes kandis sellest intsidendist ette riigihaiglate haldusnõukogu koosolekul 28. märtsil 1996. aastal. Selle aruande esitamisega sain ma endale hästi palju vaenlasi. Ja võin ütelda seda, et ka tänapäeval, ka tänasel päeval annavad nad ennast aeg-ajal tunda ja ma võin kindlalt väita, et nad on olemas. Informatsioon võeti teadmiseks riigihaiglate haldusnõukogu poolt ja rohkem sellega keegi tegelenud. Sotsiaalministeeriumi arstidest ametnike selline käitumine kontrollimise käigus esile kerkinud asjaoludest annab tunnistust olukorrast, kus haiglad
olid kontrollimatud raha väljakantimise allikad ning valitses mentaliteet, et see on loomulik ning iseenesest ka mõistetav. Selle väite kinnituseks võib tutvuda Riigikontrolli aktiga, mis koostati Mustamäe haigla kontrollimise kohta ja mida arutati samuti Riigihaiglate haldusnõukogu koosolekul. Ja seda arutati 28. mail 1996. aastal. Mustamäe haigla kontrollitav periood oli 1994 ja 1995, kus haiglat juhtis sellel ajal peaarst Teet Lainemäe. Ta tunnistas, et nimetatud perioodil teostasid ehitus- ja remonditöid mitmed firmad ning kõik selle perioodi majandustegevust ehitusvaldkonnas korraldanud spetsialistid on tänaseks töölt lahkunud. Nii et küsida pole mitte kelleltki, rahad on välja makstud, aga peaarst, kes peaks kõige eest vastutama ja hoidma kätt pulsil haigla majanduselul, seda nagu need küsimused üldse ei puudutanud. Vabanduseks esitas ta seisukoha, et haiglas oli vaja teha kõiki töid väga kiiresti. Remonditöid tehti osakondade nõudmisel ja ilma eelneva kalkuleerimiseta. Dr. Lainemäe tunnistas, et dokumentide vormistamisel esines tõsiseid vigu. Puudusid eelarved ja kooskõlastused rahaliste vahendite tagamiseks. Majandustegevuse kontroll ja koordineerimine olid ebapiisavad. Rahandusministeeriumi spetsialist Said Ausing püstitas küsimuse, kuidas said raamatupidamise eest vastutavad isikud puudulikud aktid vastu võtta ja nende alusel raha välja maksta. Sest peab ju olema täpselt fikseeritud, mida tehti ja millises mahus. Julgen vahemärkusena öelda, et Rahandusministeeriumi spetsialist Said Ausing oli Riigihaiglate haldusnõukogus võib-olla ainukene inimene, kes sisuliselt majandusküsimusi jagas ja sellest olemusest aru sai, kuid ega temagi mitte midagi teha ei saanud, sellepärast et haldusnõukogu teised liikmed vaatasid nendele küsimustele võib-olla hoopis teistsuguse pilguga. Ja sellele küsimusele, mida püstitas Said Ausing, vastas haigla peaökonomist Chevalier, kes väitis, et oli korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et enne lepingute sõlmimist ja tööde alustamist on vaja koostada eelarved. Korduvalt ületasid ehitustööde maksumused lepingus fikseeritud summad. Summad olid suuremad kui lepingus kirjas, põhjendusega, et töid tehti kokkuleppe hindadega. Remondi käigus kasvasid nõuded töö kvaliteedile ja samuti kallines ka kõik kiiresti. Küsimus jääb ikkagi lahtised, miks ta siis raha välja maksis, kui need asjad korras ei olnud. Ja korralageduse ühes suuremas Eesti riigihaiglas võttis haldusnõukogu lihtsalt teadmiseks. Riigikontroll tuvastas ka teistes haiglates suuri puudusi majandustegevuses. Nii on Riigikontrolli peakontrolöri otsuses välja toodud puudused, mis avastati Tartu Ülikooli kliinikumi Maarjamõisa haigla majandustegevuse kontrollimisel. Kontrollitaval perioodil puudus haiglal koguni kinnitatud eelarve. Puudus koosseisude nimestik koos palgamääradega. Töölepinguid hoonete ja ruumide remondi kohta esitati kontrollimiseks ainult osaliselt. See tähendab seda, et enamusi neid polnudki olemas. Kusjuures puudus ka olemasolevate lepingute register. Tööde andmine ehitustööde ettevõtetele toimus kokkuleppeliselt töövõtjate poolt pakutavas hinnas. Kontrollija hindas, et ehitustööde läbiviimisel püüti vältida valitsuse määrusega number 23, mis võeti vastu 1997. aastal, kinnitatud ehitustööde piirmaksumuse summat, milleks oli 300 000 krooni. Ühesõnaga seda jälgiti ja üle selle summa ei mindud. On loomulik, et sellise majandustegevuse organiseerimise korral ennustas Maarjamõisa haigla peaarst Urmo Kööbi, et kui ravikindlustuseks laekuvat raha hulka ei suurendata, tuleb varsti hakata Eesti suuremaid haiglaid sulgema. Ta sõnas, haigekassa ravikindlustuslepingute maht pole viimasel ajal suurenenud. Samas tuleb haiglatel katta valveteenistuse ning kardioneurokirurgia kalli aparatuuri kulud. Ja ta väitis, et varsti sulgeme suuremad haiglad. Kui puudub kontroll vahendite ratsionaalse kasutamise üle,
siis tulebki kogu aeg raha juurde nõuda, et katta ebamajanduslikku tegevust. Arstkonna poolt 1997. aastal juurutatud praktika on leidnud kasutamist ka tänapäeva rahastamisküsimusi kajastades. Ja täna on kontrollimatus muutunud seadustatud normiks nii rahaliste vahendite kasutamise kui ka meditsiinitöö efektiivsuse osas. Ning nii, nagu ma eelnevalt ütlesin, ei saa ühiskond enam nina toppida eraõigusliku juriidilise isiku majandustegevusse. Kõike määrab leping haigekassaga, umbmäärane õigusruum ja poliitiline nürimeelsus, millest hoidumise eest neid reforme just nagu algatatigi. Kuidas aga muutus riigihaiglate olukord siis, kui haiglaid asusid juhtima peaarstide asemel majandust tundvad direktorid? Sellest räägin teile juba järgmisel laupäeval. Mina olen Harri Raudvere ja soovin teile kõigile ilusat kevadet. Peatse kohtumiseni.